See on esimene osa piibliõpetaja Derek Prince'i kõnede seeriast, milles keskendume teemale, millest tänapäeva kristluses harva räägitakse ja mida enamik kristlasi vähe mõistab. Ja ometi on see õige suhte jaoks Jumalaga hädavajalik. Kui ma laseksin teil 3 korda arvata, siis olen kindel, et vaevalt keegi tuleks selle peale, mida ma silmas pean. Teema, millega me tegelema hakkame, on Jumala kartus. Kas see tekitab teis mingi negatiivse reaktsiooni? Jumala kartus. Kas see tekitab tõrke kui miski karm ja ebameeldiv? Kui te olete kannatlikud ja avatud meelega, siis usun, et saan teile näidata, et pole ühtegi iseloomujoont ega kristlikku kogemust, mis oleks oodatum ja tasuvam kui Jumala kartus. Alustame seda Jumala kartuse uurimist ilusa piiblisalmi killuga, mis on peidetud poole salmisisse teises ajaraamatus. Teate, mõnikord on kõige väärtuslikumad piiblisalmid peidetud väikestesse poolsalmidesse siin ja seal. Ja kui me ei loe hoolikalt ja tähelepanelikult, kipume neist mööda minema ja neid mitte märkama. See poolsalm on teises ajaraamatus 16:9. King Jamesi versioon, mis on väga ilus, ütleb nii. Sest issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Uus rahvusvaheline versioon ütleb, sest issanda silmad vaatavad üle kogu maa, et tugevdada neid, kelle süda on täielikult pühendunud temale. Niisiis otsib Jumal inimest, keda ta saaks tugevamaks teha, kelle kõrval ta saaks seista. Aga need on issanda silmad, mis jooksevad edasi-tagasi üle kogu maa, otsides sellist inimest. Mida me peaksime mõistma issanda silmade all? Usun, et vastus on leitav muuhulgas Ilmutuse raamatu 5. peatüki 6. salmis, kus Johannes räägib nägemusest, mis tal oli taevast. Siis ma nägin talle, kes nägi välja otse, kui oleks ta tapetud, seismas trooni keskel, ümbritsetuna 4 elusolendist ja vanematest. Tal oli 7 sarve ja 7 silma, mis on 7 Jumala vaimu välja saadetud kogu maailma. Alternatiivne tõlge on 7-kordsed Jumala vaimud välja saadetud kogu maailma. Niisiis, kui teises ajaraamatus öeldakse, et issanda silmad jooksevad edasi-tagasi või vaatavad üle kogu maa, otsides teatud tüüpi inimest, peame mõistma, et see tähendab, et Jumala vaim on väljas maa peal kogu inimkonna hulgas, otsides teatud tüüpi inimesi. Sest kui Jumal leiab sellise inimese, saab ta tema heaks erakordseid asju teha. Niisiis, millist inimest Jumal otsib? Oluline on meeles pidada, et me ei pea sundima Jumalat meid aitama või õnnistama. Pigem peame keskenduma sellele, et oleksime selline inimene, keda Jumal igatseb õnnistada ja aidata. Ja Jumal otsib teatud suhtumist südames. Milline on see suhtumine? Pühakiri ütleb, et süda, mis on täiuslik Jumala vastu, või et need, kelle süda on täielikult pühendunud temale. Niisiis räägime me südamest, mis on täielikult pühendunud Jumalale, mis on täiuslik. Sõna täiuslik ei tähenda tingimata, et olete täielikult kohale jõudnud, vaid see tähendab, et iga teie südame osa on õige oma suhtumises ja suhetes Jumalaga, et teie südames pole midagi, mida hoitakse Jumala eest varjul. Pole ühtegi teie südame nurka, kuhu te ei kutsu Jumalat uurima ja kus te pole valmis end Jumalale avama ja laskma temal näidata teile, mis on talle meelepärane ja mida ta teilt ootab. Niisiis mõtleme südant, mis on täiuslik Jumala vastu, täielikust pühendumisest Jumalale, mis ei hoia midagi tagasi, mis on tingimusteta. Jumal otsib sellist inimest. Kas teie tahaksite olla selline inimene? Mina tahaksin. Olen kõndinud issandaga piisavalt kaua, et teada, et ta on ustav. Kui tema paneb paika teatud tingimused ja ütleb, et kui me need tingimused täidame, teeb tema teatud asju, siis minu kogemus on alati tõestanud, et kui me tingimused täidame, siis täidab Jumal oma lubaduse. Niisiis küsigem endalt täna, kas meil on süda, mis on täielikult pühendunud Jumalale? Kas me oleme temaga täiesti avatud? Kas on mõni meie südame või elu osa, mida me püüame Jumala eest varjata? Kas on mõni tuba meie südame majas, kuhu me pole Jumalale võtit andnud, mida me ikka veel tahame ainult endale hoida? Mõni kapi uks kuskil, mille me oleme lukustanud ja öelnud, Jumal, sa võid ülejäänud maja läbi käia ja kontrollida kõiki tube, aga vaat sellesse kappi ma ei taha, et sa vaataks ja näeks, mis seal sees on. See on sellist tüüpi suhtumine, mida Jumal täielikult õnnistada ei saa. Niisiis, issanda silmad, Jumala vaim, vaatavad üle kogu maa, otsides inimest, kellel pole suletud alasid, salajasi pimedaid nurki, endale hoidmist, midagi, mis on järele andmatu. Mis on selle suhtumise olemus? Ma usun, et see on kokku võetud selles fraasis, millest me mõtleme. Jumala kartus. Mida me peaksime mõistma Jumala kartuse all?
usun, et Jumala kartus keskendub esimesele käsule. Esimene käsk, nagu see on antud teise Moosese raamatu peatükis 20, salmides 1 ja 2, on selline. Issand räägib oma rahvale. Mina olen Issand sinu Jumal, sul ei tohi olla teisi jumalaid minu palge kõrval. Paljud meist, kes on üles kasvanud kristliku taustaga, on selle käsuga või selle mõistega nii tuttavad, et mõnikord möödume sellest kaalumata kõike, mis sellega seotud on. Meil ei tohi olla ühtegi teist jumalat tema ees ega kõrval. Meie elus ei tohi olla midagi, mis on asetatud samale tasemele Jumalaga. Jumala positsioon meie südames ja elus peab olema absoluutselt ainulaadne. Ta ei jaga trooni millegi muuga meie südames. Üks tähelepanuväärne fraas on esimese Moosese raamatu 31. peatüki 42. salmis. Jaakob räägib seal oma äia Laabaniga. Neil on mingit sorti vaidlus ja Jaakob ütleb, et kui Jumal poleks minu eest hoolitsenud, oleksid sa mind petnud. Ta ütleb nii. Kui mu isa Jumal, Abrahami Jumal ja Iisaki kartus poleks olnud minuga, oleksid sa mind kindlasti tühjalt ära saatnud. Pange tähele seda fraasi. Abrahami Jumal ja siis Iisaki kartus. Sõna kartus on tekstis trükitud suure algustähega. See on Jumala nimi. Iisaki kartus on Iisaki Jumal ja Iisak oli muidugi Jaakobi isa. Mõelge sellele. See, mida te kardate, on teie Jumal. On olemas teatud tüüpi kartus, mis teeb sellest, mida te kardate, teie Jumala. See toimib mõlemat pidi. Kui te kardate tõelist Jumalat, on tema teie Jumal. Aga kui te kardate vale asja, siis teete sellest oma Jumala. Kas olete kohanud inimesi, kellel on mingi konkreetse asja kartus täiesti kinnisideeks muutunud? Võib-olla haigus nagu vähk. Ma ei taha olla ebaõiglane, aga teatud mõttes on mõnel inimesel nii suur vähikartus, et nad teevad vähist peaaegu oma Jumala. Pidage meeles, see, mida te kardate, on teie Jumal. Ja see Jumala kartus ja see suhtumine Jumalasse ei jäta ruumi neutraalsusele. Õpetussõnade 8. peatüki 13. salmis räägib Jumala tarkus ja see ütleb nii. Issanda kartus on kurja vihkamine. Ma vihkan uhkust ja ülbust, kurja käitumist ja väärastunud kõnet. Näete, selles valdkonnas pole neutraalsust. Kui te kardate Issandat, siis peate vihkama kurja. Te ei saa kurjaga leppida. Jumala kartus dikteerib väga jäiga suhtumise kurja vastu. Inimene, kes talub kurja ja teeb sellega koostööd, on Jumala kartuses puudulik. Eriti nõuab tarkus, et peame loobuma 3 asjast. Uhkusest ja ülbusest, mis on vale suhtumine, kurjast käitumisest, mis on vale käitumine ja väärastunud kõnest, mis on vale kõne. Need on 3 asja, mis on vastuolus tarkuse ja Jumala kartusega. Vale suhtumine, vale käitumine ja vale kõne. Niisiis, palugem Jumalal avada meile Jumala kartus.